Tere, mina olen Raimo Kulli, olen Rahvusvahelise Autoliidu FIA e-spordikomitee liige, samuti ka Eesti virtuaalse autospordi komitee liige ning circa 30-aastase kogemusega tegevvõidusõitja. Täna ma olen siin, et tutvustada teile virtuaalset sõidukit Porsche Vision GT, mis on loodud spetsiaalselt Gran Turismo 7 mängu jaoks. Porsche Vision GT loodi Porsche disainerite poolt esmakordselt täielikult ainult Gran Turismo 7 jaoks. Oluline on ta sellepärast, et disainerite jaoks on antud vabad käed, nad ei pea piirama ennast seeriatootmis olevate autodega, kuid siiski on võetud disainielemente, nagu näiteks sellest Taycanit õhuvõtuavad ja tuled ning ka teiste Porsche mudelitel tänaseks tuntuks saanud pika tagatulega. Olgu, et tegemist on virtuaalsõidukiga, on siiski parameetrid võrreldavad reaaleluga. 0-100 kiirendab auto 2,1 sekundit, tippkiirus on 350 km tunnis ning akude pealt suudab sõita see auto 500 kilomeetrit. See on sisuliselt sama, mis ka minu kõrval olev Taycan päriselus suudab. Porsche inseneride jaoks on see oluline ka sellepärast, et nad ei pea piirama ennast seeriatootmises olevate autode parameetritega ja nad saavad oma meeltel valla lasta ja teha ja disainida sellist autot, nagu nad võib-olla tänaval ei näeks. Kuid kindlasti ongi siin oluline see, mida mängijad ja rahvas sellest arvab ja tulevikus võime ka just selliseid autosid meie tänavapildis näha. Aga nüüd lähme vaatame, kuidas Risto sellega Gran Turismo 7 hakkama saab. Tere, mina olen Risto Kappet ja võib öelda, et ma olen täiskohaga e-autosportlane. Muuseas tegelen ka praegu toimuva Eesti meistrivõistlustega e-autospordis. Olen muidu tegelenud autospordiga, olen ka osalenud Porsche Driving Experience'il, Porsche ringil ja täna olen tulnud proovima siia kõige uuemat Porsche Vision GT-d, mis on ainult Gran Turismo 7 tehtud, aga sellegipoolest väga põnev ettevõtmine. Oleme tulnud siia Nürburgringi rajale, GP rajale, mitte päris Marustafele, aga sellegipoolest hea võimalus saada aru, mida see auto suudab. No nii, esimest korda siis Vision GT-ga. Ma olen küll sõitnud R-Factory simulaatoril vormelitega, aga see tundub, et on midagi hoopis teistsugust. Palju rohkem jõudu, aga vist rohkem kaalu ka. Nürburgringi esimene kurv on kõige kõvem pidurdusmaa üldse, mida võib mõnel rajal tunda, nii et pidurd on kohe väga vara. Pole aimugi, mida sealt autot oodata. Tundub, et käitub rohkem nagu kereauto kui vormel või võib isegi öelda, et tänavaauto. Aga jõudu on palju. Tundub, et selle autol käike pole, nii et on raske hinnata täpselt, kui kiiresti ta kiirendab. Ma peab ütlema, et üllatav, et Gran Turismo 7 isegi on palju tagasisidet läbi rooli. All on näha, kuidas kõik sõitja abid vilguvad, teevad rasket tööd. Aga nii moodsal, eriti elektriautol, see kõik ongi üks suur sõitja abi. Esimene asi, mida otsida, kui hakata eriti uue autoga sõitma, ongi, et just mingid markereid või mingid objekte rajal, mille järgi pidurdada. Selle autoga tal on nii palju jõudu, nii palju kaalu, et mis peab isegi hakkama pidurdama enne, kui need kurvi markerid algavad. Ning selle autoga, nagu iga autoga ringrajal, peab kogu rada ära kasutama. See auto isegi sõidab üle äärekivide päris hästi, aga jah, kurv oleks võimalikult suure raadiusega, et rehvida oleks võimalikult kerge. Pidurdusel ja kurvis iseendas on auto päris alajuhitav, siis on ikkagi piisavalt jõudu, et kurvist kiirendades on päris neutraalne ja päris ergas. Aga eriti kui autol on 4 vedu, siis kurvist välja minnes väga palju tähelepanu ei pea pöörama, gaas põhja ja kõik tehnoloogiad teevad töö ära. Eriti siukse raske võimsa autoga on hea olla ikkagi võimalikult sujuv, et seda autot niisama libisema ei saa lasta. Samas, kui tahta kiiresti nagu piire leida, siis tuleb ka piiri peal sõita. Et kui mõnikord läheb kurv pikaks, siis ei ole hullu, sest et kui kunagi piire ei kombi, siis sa ei saagi teada, kus nad on. No eks raja selgeks saamisel on palju erinevaid etappe, et sa tead, kuhu keerata, et kuhu poole minna, sa ei võtta paar ringi aega, aga et saada teada ja läbi proovida kõik kumerused ja kõik äärekivid, kõik võimalikud trajektoorid, see võib juba võtta aega tunde ja põhimõtteliselt, kuigi näiteks võrreldes rallispordiga võiks öelda, et ringrada on igav, et sõidad sama ringi kogu aeg, siis tegelikult on alati midagi avastada, kas rajalt või siis sellelt, kuidas auto sellel rajal käitub. Põhiline on see, et virtuaalses autospordis sa saad teha seda, mis sa päriselt tõenäoliselt ei saa.
sõita kõige eksootilistel radadel või anda ennast kõik ja pingutada ilma hirmuta, et sa selle eest nagu füüsiliselt vastutaksid. Aga samas, eriti mida aeg edasi, on juba see erutav ja põnev, et tegelikult kõik nüansid, mis sa tunned, mida sa saad autoga muuta, ennast treenida, see on täpselt seesama, mis sa saaksid ka päris autol. Nii et lisaks sellele, et sa ei pea nii palju kartma ega muretsema enda tervise või rahakoti pärast, siis kõik positiivsed tunded, mida sa saaksid päris ringrajalt, need kehtivad ka. Üks minu suuremaid naudinguid on võistlusjanu ja võitmine, seda võib saada peaaegu igast platvormist, aga tõesti, kui võrrelda näiteks paari esimest Gran Turismot, ma olen kuni Gran Turismo 4-ni olen neid nagu südamega sõitnud, siis jah, Gran Turismo 7 ta juba kisub sinnapoole, et sellest ametlik nimetus on Simcade, et ta simuleerib ka, et sa ei mängi niisama, vaid sa ikkagi sõidad. Kuigi mõned nüansid võivad olla puudu, siis Gran Turismol on ka oma nüansse, näiteks graafika on ülihea, mis ka suurendab sükest immersiooni, nii et tegelikult ei ole väga kaugel nendest platvormidest, millega ma igapäevaselt sõidan. Gran Turismo võib-olla parim müügiartikkel ongi see, et ta on nagu kõigile suunatud, aga ennekõike tõesti algajatele, et see on nii-öelda mäng, mida saab mängida nii rooliga nagu võistluslikult kui ka puldiga täiesti normaalselt. See on piisavalt hästi nagu integreeritud see füüsikamudel, et ka puldiga on võimalik normaalselt sõita ja just kõike nagu sellised võidusõidu alttõdesid õppida nagu Gran Turismos suurepärane, kogu see litsentsisüsteem ja igast karjääriredelid ja kogu see nagu story pool on Gran Turismos, ma ütleks, et kõige komplektsem, mis üldse üheski sõidumängus on.